professorite valimise teooria kunsti- ja kultuuriteaduskonnast on valimisel üks professor, Midas Nurk, kes estab tema loengu. Tänan. Tere tulemast kõigile. Ma siis kasutaks seda võimalust, et ma enam-vähem aiman, mis publik on nendel meediale mingil vahelutel, et ma teadsin, et siin on palju minu häid kolleege. Et ma natuke kasutan seda võimalust, et anda siis ülevaadet oma kõige viimasest uurimistööst, et selles mõttes ma hoiatan ette, et mingeid selliseid suuri üldistusi ei tule. Et ma pigem räägin üsna kitsalt valgustan välja üsna kitsalt ühte osa oma viimase aja uurimistööst, mis siis käsitleb fantaasia ajalugu Nõukogude arhitektuuris ja visuaalkultuuris. Ja ma alustan siis ühe näitusega, mis avati 1967 mais Moskvas Šuševi nimelises arhitektuurimuuseumis, tegelikult küll siis korraldatuna ajaloo ja perspektiivsete arhitektuuritoare ajaloo ja perspektiivsete probleemide teadusliku uurimise instituudi NIIT-i poolt, mille nimi oli Linna sotsiaalne mudel, mis tegeles siis nii-öelda tulevikulinnade projektide näitamisega. Ja selle näitusel osales 3 arhitekti, üks rühmitus. Siin pildil on näha oli siis Konstantin Pšelnikovi selline suur papist makett Moskva piirkonna Zastava Ilitša ümberehitusest. Selle kõrval siis rühmituse NER, Novi Element Rassilenia, diplomitööst edasi arendatud projekt siis uuest asustusühikust või nii-öelda tulevikulinnast. Sinna kuulusid muuhulgas siis Aleksei Kutnov, Ideali Žava, Andrei Baburov, Haritonova. Siis oli seal arhitekt Vjatšeslav Loktevi sellised suure mõõtmelised tööd, mis interpreteerisid edasi Nõukogude 20. aastate konstruktivismi ja nii-öelda panid selle kokku uute küberneetikateooriatega, nimetades neid metamorfseteks linnadeks, need pidid olid sellised dünaamiliste linnade projektid. Ja siin on veel näha seda Zastava Ilitšad. Ja laest rippusid siis Vjatšeslav Koletšuki sellised konstruktsioonid või taringid, kus jäigad puitvardad olid paigutatud siis pingutatud trossidest süsteemi või mida Buckminster Fulleri järgi nimetati ka tensegrity'ks. Eesti keeles sellele õigu poolest head vastet ei ole, aga see on midagi siis mingi ping, võrktaring või midagi sellist. Ma isegi kunagi küsisin Tiit Massalt nõu, et kuidas seda võiks tõlkida, aga ta ütles, et seda terminit ei ole olemas ja ta ei oska midagi ka pakkuda, aga Buckminster Fuller oli nende suur iidol sellegi poolest. See selleks. Nüüd selle näituse, kui te vaatate neid pilte, siis selle näituse atmosfäär oli suhteliselt spontaanne. See ei olnud midagi sellist lõpetatud, vaid jätab mulje, et see on suhteliselt kiirelt kokku pandud. Osa neid töid oli sellistel improviseeritud alustel või pinkidel seina äärde lihtsalt toetatud, isegi mitte korralikult riputatud. Ja mis oli ka üldiselt tõde, et see oli väga kiirelt siis kokku pandud. Selle taga oli Sojajärgina, kes oli nii-öelda sotsioloogia ja tuleviku perspektiivsete probleemide sektori juhataja selles arhitektuuri ja arhitektuuriajaloo teadusliku uurimise instituudis. Ja tema oli selle näituse siis üks kuraator, kes kogus kokku selle grupi ja ühtlasi kureeris ka selle näitusega kaasnevad sümpoosiumit sama aasta mais. Tulevikulinna ehitamise sotsiaalsed eeltingimused oli selle sümpoosiumi nimi. Sotsiaalne Sõlki, Varniirova ja korrada Puuduševa, mis tõi kokku siis üle 40 esineja ja 300 pealise publiku, mis on tegelikult päris suur publik, arvestades nende suhteliselt kitsast siis sellist spetsialistide
spetsialistidele suunatud teemad. Ja need esinejad olid siis mitte ainult arhitektuuri vallast, vaid linnaplaneerimise, sotsioloogia, aga ka esile kerkivad teadusliku tulevikuuuringute või teadusliku prognoosi valdkonnast. Ja tegeldiselt probleemidega, mis siis 60-ndatel olid üsna levinud või Hruštšovi sulaajast alates, siis, millest räägiti väga palju, elanikkonna kasv, tootmise automatiseerimise tagajärjel suureneb vaba aeg, mida sellega teha, kui inimestel on liiga palju vaba aega, siis, aga ka kvantitatiivse uurimise roll arhitektuuris, et uued siis sotsioloogilised meetodid ja nende rakendamine. Ja võiks öelda, et siis kui sotsioloogia oli kusagil 50ndate aastate keskpaigast teadusena uuesti pead tõstnud, siis 60ndate aastate keskpaik lisandus sellele tulevikuuuringud ja prognoosi, mis väga jõuliselt oli esindatud selle sümpoosiumil. Ja muuhulgas siis pidi tähendama seda, et sotsioloogiline teadmine, küberneetiline teadmine sisestatakse linnaplaneerimisse või linnaplaneerimisprojektidesse ja seda saab kasutada siis efektiivselt uue tuleviku linna projekteerimisel, nagu Soojar Gimna ütles, et tuleviku linn ei tähenda fantaseerimist, vaid teaduslikku uurimist ja matemaatilist arvutamist. Aga teiselt poolt, kui neid tekste lugeda sellest kogumikust, siis jääb tihtipeale ebaselgeks, et mis on siis see konkreetne vorm, kuidas info jõuab arhitektuursesse projekteerimisse ja teiselt poolt, et kuidas see muudab arhitektuuri tegemist. Et enamus kõnelejad eelistas rääkida väga üldisel tasemel, jääda üsna üldsõnaliseks ja harva tuli välja sellest oma valdkonnast. Vahemärkusena veel, et eraldi tore on need kaanepildid, need disproportsioonid. Äkki osa tunneb teist ära selle parempoolse kaanepildi. Ma arvan. See on Kisho Kurokawa 1959 Wall City või seinalinn. Ja siin vasakpoolsel on see Zastava Ilitšev, sama siis see 65. aasta projekt Tšelnikovit ja teiselt poolt Kisho Kurokawa, kusjuures siin üheski raamatus, üheski tekstis ei ole mainitud, metabolisti ei ole mainitud, Kurokavat isegi ei ole viidatud, et see pilt on võetud, aga põhimõtteliselt see selline ühelt poolt mõistagi kõik see autoriõigused piltide kasutamine oli igapäevane, aga teiselt poolt võib-olla ka see iseenesest mõistetavus on huvitav, millega siis eeldati, et see metabolistide töö on kõigile nagu äratuntav. Tegelikult see metabolismi mõju on hoopis nagu muu ja laiem teema, aga ma arvan, et enamus nagu teadis seda. Kisho Kurokawa oli käinud 57 kusjuures Moskvas ja oli suur nagu liidusõda. Okei. Et miks ma sellest kõigest räägime, what's the point mingis mõttes, et kuhu ma tahan jõuda. Et ma siis selle näituse ja ettekannete pinnalt püüan vaadata siis seda tulevikuuuringute ja teadusliku prognoosi rolli tuleviku linnade planeerimisele ja teiselt poolt teoreetiliselt seda teatud pinget, mis see tekitas siis marksistliku ideoloogia või ajalooteooria käsitlusega ja uurida, kuidas siis arhitektuurse projekteerimise roll või milline oli traditsiooniline nii-öelda arhitektuurse fantaasia roll selles süsteemis ja kuidas seda kujutleti siis teistmoodi selle uute teooriate mõjul. Ja nagu ma ütlesin, see on osa siis laiemast uurimistööst, mis vaatab fantaasia ajalugu hilisnõukogude perioodil, siis 60ndate keskpaigast 80ndate keskpaigani, siis selle transformatsiooni alates rühmitusest NER kuni siis nii-öelda paberarhitektideni 80ndatel aastatel ja lisaks ja seda raamistab või selle nii-öelda laiem raamistus on see, et ma uurin, kuidas siis toimus see nii-öelda postmodernne pööre nõukogude arhitektuuris
ja võib-olla see väide või keskne väide on see, et lisaks mitmetele muutustele, mis selle 20. jooksul toimus, oli seal tegelikult ka mitmeid pidevusi, mis nagu säilisid läbi 20. ja mitmed ideed, mis 60. keskel arhitektuuri jõudsid, muuhulgas nende samade uute siis teaduslike uurimismeetodite kaudu tegelikult kestsid teatud maani siis 80. aastateni ja nende nagu mõju võib näha või teatud sõnavara võib näha siis 80. aastate projektides. Aga selleni ma ei tule, ma püsin täna 60-ndates. Okei. Et see arhitektuuriteooria teadusliku uurimise instituut siis ise on tegelikult ka tähelepanuväärne asutus, ma ei tea, kui palju ma saan sellele aega siin pühendada. Aga see loodi 1944 Arhitektuuriakadeemia alluvuses ja 1964 liikus ehituskomitee alla ja sai selle nime, mis tal siis 60-ndate lõpus oli, arhitektuuriteooria, arhitektuuri ajaloo ja perspektiivsete probleemide teadusliku uurimise instituut. Ja seal töötas selle direktor 66. aastast oli Andrei Konnikov, see oluline arhitektuuri ajaloo Marti juhendaja. Ja see on ka võib-olla üks väheseid sidemeid sellel ettekandel Eestiga. Aga see selleks. Aga teine võib-olla oluline persoon, kes seal töötas, oli Selim Khan-Magomedov, kes 60. aastatest alates tegeles Nõukogude 20. aastate konstruktivismi taasavastamisega või selle ajaloo uurimisega. Ja selle instituudi suurimad teemad olid siis Nõukogude rahvaste arhitektuuri ajaloo uurimine, erinevate arhitektuuri ajaloo traktaatide või arhitektuuri traktaatide tõlkimine ja siis peamine ja väga külluslikult rahastatud projekt oli 1964 kuni 1977 kestev siis üldine arhitektuuri ajalugu, üldise arhitektuuri ajaloo kirjutamine mitmes köites. Nüüd 1967, miks see aasta on minu jaoks oluline või miks ma seda näitust ka siis vaatan, on see, et tegelikult toimus selles instituudis endas oluline pööre. Jaanuaris olid nad saanud ehituskomiteed, kellele nad siis allusid väga suure peapesu ja mis tegelikult selle retoorika on tegelikult tähelepanuväärne kogu toonase sellise alalhoitud kõrepruugi tingimustes, et seal oli, et muuhulgas öeldi neile, et uurimiste tase on ebaoriginaalne, instituudis tehtav töö ei ole seotud teiste ehituskomitee instituutide uurimistööga, teaduslik töö ei rahulda kriitiliste kaasaegsete praktikate taset ja nii edasi. Et arhitektuuri ajaloo instituut oli siis üks 10 uurimisinstituutidest, mis kuulus ehituskomitee alla. Oli elamuehituse instituut ja ühiskondliku hoonete instituut ja nii edasi. Aga omamoodi oli see olnud ka 60. aastate alguses siis paljuski selline puhtalt teoreetiline töö, millega seal tegeleti. Ja tõepoolest paljud uurijad olid sinna kogunenud, kes pigem olid kriitilised nende arengute suhtes, mis kaasakses arhitektuuris aset leidsid, siis eelkõige massi elamuehitusega seoses. Nüüd see 67. aasta näitus oli siis paljuski vastus sellele kriitika, et olla tihedamini seotud kaasaegsete probleemidega ja samast aastast siis loodi ka uus sotsioloogiliste uuringute sektor selles instituudis, mida asus juhatama siis Sooja järgi Naa. Nüüd kõrvalepõikena veel, et 67. aasta on tähelepanuväärne ka selles suhtes, et miks te pakute? Mis te pakute, mis võis olla 67? 50 aastat oktoobri revolutsioonist. Ja mis tähendas seda, et tohutult mõistagi olid kõik ajakirjad, ajalehed täis siis tagasivaatavaid artikleid revolutsiooni ajaloole, aga sama palju võib-olla ka, mitte sama palju, aga piisavalt palju pöörati tähelepanu siis ka järgmisele 50 aastale. Mis on siis 2017 on
100 aastat oktoobrirevolutsioonist, milline on siis Nõukogude Liit, milline on see ehitatud keskkond. Ja seda enam leidsid siis need projektid, mis sellel näitusel olid, tee erinevatesse ajakirjadesse. Siin on Tehnikamale Dioži, kus on need samad siis Vjatšeslav Loktevi joonised sellest tulevikulinnast. Siis seesama Zastavili projekt, NERVi, see elamisühik. Znanje Sila, teine oluline populaarteaduslik ajakiri, mis tegeles väga palju tuleviku projitseerimise teemadega. Kusjuures siin on huvitav, et kõrvuti siis Nicolas Schöfferi 50ndate selle küberneetilise linna projektidega. Ja mitmed trükised, mis olid pühendatud siis 50ndale, revolutsiooni 50. aastapäevale, mis vaatasid tagasi Nõukogude arhitektuuri pärandile, kusjuures üha enam siis 20ndate aastate konstruktivism oli kaasatud sellesse. Ja siin on huvitav, et almanahis siis Nõukogude arhitektuur 1969 on Ikonnikovi pikk artikkel, mis käsitleb seda konverentsi ja käsitleb seda seminari või näitust, aga seal ei ole mitte ühtegi illustratsiooni siis seal näidatud töödest, vaid ikkagi on jällegi lääne autorite tööd, nagu Joona Friedman ja teised siis kõrvuti 20. aastate utoopiatega. Ja samamoodi tõi siis 60ndate aastate lõpp palju raamatuid pealkirjaga Tulevikulinn või Tulevikulinnad. Michel Dragoni raamatu tõlge ilmus 68 ja selle sama mainitud Sojärgina raamat, kus siis kaanel on jällegi see sama Ovtšelnikovi projekt. Okei. Aga mis olid siis need peamised diskussioonid sellel seminaril või milles siis seisnes selle uue meetodi kasutuselevõtt arhitektuuris? Et sotsioloogia, nagu ma ütlesin, siis hakkas arhitektuuris või sotsioloogia kasutusest arhitektuuris hakati rääkima 50. aastate lõpust. Aga see oli pikka aega siiski kõik alles lapse kingades. Palju viidi läbi rakenduslikke uuringuid või nii-öelda konkreetset sotsioloogiat, mis tegeles demograafiaga, perekondade struktuuriga, ajakasutusega. Ja näiteks 1966 siis Arhitektide Liit organiseeris esimese kohtumise arhitektide ja sotsioloogide vahel nii-öelda teooriaklubi egiidi all, kus siis mitmed sotsioloogid tegelikult võtsid, mitmed arhitektid, kes tegelesid aktiivselt sotsioloogiaga või kasutasid seda, võtsid kriitiliselt sõna selle aadressil, kuidas siis sotsioloogia on rakendatud arhitektuuris. Üks nendest oli Oleg Janitski, ka otsapidi Eestiga natuke seotud arhitekt ja sotsioloog, kes siis kritiseeris seda, et kui me uurime ainult eraldiseisvaid nähtusi, siis see ei oma mingit tähendust linnaplaneerimise kui terviku seisukohalt. Et ta vaatas siis erinevaid projekte, mis nii-öelda tulevikulinnade projekteerimisel toetusid kontseptuaalses mõttes pelgalt ühele linnaelu tahule ja taandasid kõik teised aspektid sellele ühele ainsale nähtusele, nagu siis kas perekonna uurimine või kommunikatsiooni uurimine või efektiivse ajakasutuse uurimine. Ja Janitski ütles, et kui sotsioloogia tegeles olemasoleva reaalsusega, siis linnaplaneerimine peab tegelema prognoosiga ja etteennustamisega. Et selles mõttes me ei saa võtta arvesse pelgalt selliseid status quo põhinevaid uuringuid. Ja ta pöördus või viitas siis sellele, et tegelikult on olulisem, kui siis see konkreetne sotsioloogiline uuring on toetada prognoosile või sellele teaduslikule tulevikuuuringutele. Ja see oli siis teadus, mis oli veelgi enam lapsekingades tol hetkel, aga selles mõttes võib-olla veelgi häälekam. Selle samal 67. aasta seminaril siis üheks olulisemaks esinejaks. Ja seda olulisust võib tuletada ka sellest, et siis need teoreetilist laadi ettekanded olid kõik esimeses köites ja
ja siis praktiliselt konkreetsed ettekanded olid paikunud teise köitesse. Et selles teoreetilises osas siis üks peaesineja oli Igor Testužev-Lada, Nõukogude tulevikuuuringute erialal rajaja ja peamine eestkõneleja, kes siis rääkis sellest, kuidas prognoos erineb planeerimisest mitte ainult oma siis nii-öelda passiivsuse või objektiivsuse poolest, vaid ka selle poolest, et prognoos lubab siis valida võimalike tulevike seast kõige optimaalsema. Ja kui mineviku prognoos oli rajanenud siis intuitsioonile ja ekstrapolatsioonile, siis teaduslikule meetodile toetuv prognoos võtab arvesse siis vaatluse ja modelleerimise eksperimendi. Ja nagu siis 1968 ilmunud raamat aastase 2017 kirjutas, me ei hakka tegelema prohvetlusega, deklareerima tõde nagu oraaklid või pakkuma ühemõttelisi lahendusi seal, kus nende valik tuleb jätta tulevikule. Küberneetika sajandil on raske leida kohta utoopiatele. Et põhimõtteliselt siis usk sellest, et või selline intuitiivne lähenemine tulevikule on oma ära elanud ja me peame toetama siis tuleviku modelleerimisele arvutite abil. Mõistagi jällegi ma ütlen, et see tulevikuuuringud ise on teatud moel või see, kuidas tulevikuuuringud enda positsiooni tolles hetkes nägid, oli paljuski sellest tuleb suhtuda ettevaatlikult, et see oli ise teatud mõttes fantaasia, sest et ligipääs tsiviilisikutel arvutitele tolles ajas oli suhteliselt piiratud, kui mitte öelda võimatu. Ja programmeerimist oskasid vähesed ja võib-olla sotsioloogia oli üks neid erialasid, mille roll siis oli võib-olla nagu täheldatav või märgatav. Aga mida see raamat või millele see raamat osutab, on iseenesest väga huvitav, et kui ühelt poolt siis tulevikku pidi visandama arvutid, siis teiselt poolt jäi peamiseks tuleviku tunnetamise vahendiks siiski dialektiivne ajalooline materialism, et sealt kerkis esile teatud pinge siis marksistliku ajaloo käsitluse vahel ja tõenäosusliku süsteemi vahel, mis siis pidi tuleviku süsteemi välja peilima statistiliste arvutuste ja statistika põhjal. Et ühelt poolt siis ajalugu, mis marksismi järgi kulges siis sellise kommunistliku lõpp-punkti suunas, ja teiselt poolt ajalugu, mis oli tuletatav kõige optimaalsema stsenaariumi kaudu. Et Leedu uurija, kellele ma siin palju toetan, Egler Intsevitš-Jutle, on osutanud siis sellele, et prognoos siis erinevalt dialektilisest ajalookäsitlusest tegeles võimalike alternatiivsete tulevikega. Et neid tulevik oli palju. Nende seast siis valis arvuti kõige optimaalsema. Ja see lõi kaardid segi selles mõttes, et see osutas sellele või põrkus selle marksistliku mudeliga, mille järgi oli olemas ainult üks võimalik tulevik, et justkui küberneetika või tulevikuuuringud, mis toetus küberneetikale, osutas, et neid trajektoore tulevikku jõudmiseks on mitmeid. Ja arhitektuuris siis tegelikult me võime samasugust pinget täheldada metodoloogilises mõttes siis kaasaegse keskkonna uurimise ja tuleviku planeeritava tuleviku projitseerimise vahel või ennustamise vahel. Ja see, mis on minu nagu väide, ongi see, et siis mis vahendab seda arhitektuuris ongi fantaasia või see, kuidas mõistetakse või kuidas defineeritakse ümber fantaasia nendes diskussioonides. Et kuna linnaplaneerimine tähendas eesmärgi seadmist, siis ei saanud tulevikku nii-öelda ekstrapoleerida lihtsalt olemasolevat informatsiooni aluseks võttes. Ja oli vaja mingit vahendajat ja see vahendaja
selles vahendaja rollis, siis olemasoleva andmestiku ja siis selle soovitud tuleviku vahel oligi fantaasia. Ja 1966 selle samal kohtumisel arhitektide ja sotsioloogide vahel siis Georgi Šedrovitski, filosoof ja metodoloog, nõukogude metodoloogia koolkonna rajaja, kellest ma ei hakka siin pikemalt rääkima, kes on iseenesest väga huvitav persoon, just nimelt esines sellise sama kriitikaga, et me ei saa pelgalt empiirilisi nähtusi uurides anda vajalikku teoreetilist sisendit siis linnaplaneerimisse või tulevikulinnade planeerimisse, et see on teatud metodoloogiline viga, mis tekib, et andmeid, mis kogutakse olemasoleva keskkonna põhjal, neid ei saa otse arhitektuuriks tõlkida. Tal on väga armas lause seal, ütleb, et soovist omada lühemaid järjekordi, see tuletada poe vormi. Et põhimõtteliselt see, kui me ainult tugineme sellele, mis on olemas, siis me ei jõua kunagi sinna, mis on radikaalselt teistsugune. Ja Šedrovitski jätkab. Aga võib-olla tuleb kõike teha teisiti. Mitte uurida olemasolevaid arvamusi ja soove, vaid fantaseerida. Mõelda välja täiesti teistsugune linn, mis kehtestab uutmoodi inimsuhete süsteemi, uue perestruktuuri ja uutlaadi naabruskonna. Ainult, et fantaseerida tuleb tõeliselt. Fantasiiruvaks nadab panastajasjemu. Toetudes teadusele, spetsiaalsetele vahenditele, mis aitavad kujundada seostatuma ja ratsionaalsema tuleviku. Ja Šedrovitski, siis ta räägib sellest, kuidas tuleb siis arhitektid peavad uurima mitte ainult seda, mis on olemas, vaid ka seda, kuidas siis need, vaid uurima ka seda, mida veel ei eksisteeri või nii-öelda projekteeritud sotsiaalse süsteemi tuleviku vorme, mida veel ei eksisteeri. Aga see fantasiiruvat Panastajasjemu mind väga huvitab, et see on üks asi, mis käivitas mind ka paljus sellest asjast nagu rohkem mõtlema ja ma ei võta seda naljana, ma võtan seda täiesti tõsiselt. Ja mõistagi Šedrovitski esindas siis koolkonda, kes nii-öelda 60-ndatel pöördus tagasi Marxi juurde. Siis puhastada Marx sellest bürokraatlikust nõukogude kantseliidist ja minna tagasi Marxi ideede juurde. Ja paljuski see fantasiiruvalt Panastajasjemu, siis seda võiks tõlgendada ka kui vastandumist siis nii-öelda see vale fantaseerimine on siis ideoloogiline fantaseerimine või ideoloogia siis väärteaduse mõttes või valeteaduse mõttes, fantaasia kui puhtalt selline vaimu vaba liikumine, mis ei toetu siis selle, mis ei kasva välja ümbritsevatest sotsiaalsetest oludest. Ja iseenesest see võiks marksismi või Marxi lugedes jääda mulje, et seal on suhteliselt vähe ruumi individuaalsele fantaasiale. Ja ta räägib sellest, kuidas valitseva ajastu, saksa ideoloogias sellest, kuidas valitseva ajastu ideed on, või valitseva klassi ideed on igal ajal valitsevad ideed ja nii edasi. Aga küll on üks tuntud koht, mida siis ka tihti tsiteeritakse nõukogude nendes esteetikakäsitlustes, kus individuaalne fantaasia tuleb mängu, kui Marx räägib inimtöö eripärast näiteks loomade tööga võrreldes. Ja see on hästi armas tsitaat ja see seostub natuke ka arhitektuuriga, sellepärast ma panin selle siia. Sa tead seda, jah? Ämplik sooritab küll operatsioone, mis sarnanevad Kangro omadega ja mesilane on oma vahakärgede ehitusega teeb läbi mõnelegi inimesest ehitusmeistrile, teeb häbi mõnelegi inimesest ehitusmeistrile, mis aga juba algusest peale tõstab halvima ehitusmeistri kõrgemale parimast mesilasest on see, et enne kärje ehitamist vahast on ta selle oma peast juba valmis ehitanud. Tööprotsessi lõpul saadakse tulemus, mis juba protsessi algul oli olemas töölise kujutluses, järelikult oli olemas ideaalselt. Ja selles mõttes Marx ütleb, et on olemas alati teatud selline utoopiline või ideaalne moment, mis sisaldub selles toodust tegevuses. Ja ühelt poolt tõepoolest meie mõtted ei ole sellest maailmast, materiaalsest maailmast lahus. Nad pole sellest sõltumatud, aga teiselt poolt on vaimul vabadus liikuda ja nüüd see Panastajasjemu võiks tähendada seda, et kuidas siis seda vaimu hoida ohjes, nii et ta liigub õiges suunas. Et see ei ole siis see ideoloogiline kodanik fantaasia või kapitalistlik fantaasia, mis viib
mis viib selliste individuaalsete isikliku utoopiateni, vaid et see on fantaasia, mis nagu toidab seda sama kollektiivset ühiskonnakorraldust. Ja siin on muid, on muid toredaid asju veel, või me ei rääkida. Aga ma tahaks lõpuks siis 15 minutit veel jõuda sinna, et kuidas siis tõlgendada seda tõelist fantaasiat arhitektuuris või kuidas, mis on need võimalused, et kuidas seda võiks siis näha. Ma ei ütle, et seda otseselt oleks sellisel kujul kasutatud ja et see on siis minu tõlgendus nüüd sellele Šedrovitskile. Et ma pöördun siis selle näitlikustamiseks nüüd selle sama 67 aasta näituse juurde, kus oli väljas siis rühmituse NER tulevikulinna projekt, mis sai alguse juba 50ndate lõpul nende ühisest diplomitööst Moskva arhitektuuri instituudis. Rühmituse NER liikmed siis siin Aleksei Kutnofil ja Ležava, sotsioloog Georgi Tümelton, kes oli selles pundis ja Zoja Haritonova. Ja nad seisavad siis siin, see on juba tehtud 60ndate lõpus see foto. Et NER-i projekt siis 60ndatel aastatel oli nende ühine diplomitöö 1960 kaitstud marhiis ja nad arendasid seda edasi siis raamatuks, mis anti välja 1966. Raamatu pealkiri oli NER, see on lühend Novi Element Rassileni uus asustusühik, Naputik Novom Gorodom, teel siis uue linna poole. Ja selle projekti põhituum tolles raamatus siis oli väga lihtne. Nad kõnelesid sellisest lineaarsest või hajalinnast, mille selgroom moodustab siis aktiivse liikluse, transpordi, teadus- ja tööstuse tsoon või siis asustusjõgi Roslo Rassilenia, millest siis, mille külge haakuvad eraldiseisvad elurajoonid või asustusühikud, Novi Element Rassilenia uus asustusühik, igaüks neist 100 000 inimesele, kus on siis üks kultuurikeskus, koolid, lasteaiad, elamud välisperimeetril ja kõik on jalakäiguteede kaugusel, nii et sellesse ühte NER-i siseneb siis üks ühendustee sellest asustusjõest, aga põhimõtteliselt autoliiklusele on see suletud ja kui see 100 000 inimesega NER saab täis, siis ehitatakse uus sinna kõrvale, et ta ongi element, ta on selle asustusjõe element. Ja ta ei ole omaette siis linn, et nad ongi üks selline linna ja maa erinevuse kaotamine on üks selliseid lähtepunkti seal taga. Ja teiselt poolt raamat, see on siis 1966 raamat, teiselt poolt see raamat kombineeris mitmeid siis informatsiooniteooriast, küberneetikast võetud ideid, ka Marxi ja Engelsi ühiskonnateooriatega. Nad uurisid inimeste vahelist suhtlust kui ühte sellist ühiskonna moodustamise ja keskkonna moodustamise algühikut. Siin lihtsalt võrdlevad, mul ei ole väga palju aega, et sellesse väga pikalt minna, aga nad räägivad siis sellest informatsiooni vahetusest keskkonnas ja siis hästi korraldatud keskkonnas on see infokadu on siis väiksem, et siin on see halvasti korraldatud keskkond, kus on siis info läheb kaduma. Siin on hästi projekteeritud keskkond, kus siis info ja tagasiside liigub sujuvalt ja see on tuletatud siis Shannoni Weaveri kommunikatsioonimudelist, tagasiside mudelist. Ja teine võib-olla diagramm on siis see, kuidas iga ühiskonna ja suhtlusvormile, ühiskonnakorraldusele vastab teatud ruumiline vorm. Siis siin on polis ja orjanduslik kord ja aglomeratsioon ja kapitalistlik kord ja tulevikulinn, mis on siis see ajalinn. Või siis ka erinevad suhtlusvormid ja siis ruumilised kohad, kus need suhtlused toimuvad. Siin on lapsepõlv,
mis möödub siis korteris ja lasteaias ja nii edasi. Siin on ka sugudevaheline suhtlemine, mis leiab aset siis korteris, looduses ja pargis. Ja see on muid asju. Aga mis oli ja kõik need inimesed siis kasutavad igapäevaselt seda suhtluskeskust, mis on siis selline põhimõtteliselt selline kultuurikeskus, mis on selle tulevikulinna südameks ja kus vastavalt huvialadele igaüks leiab tegevust, kas siis käib raamatukogus, harib ennast, kuulab muusikat, tegeleb malega ja nii edasi. No, selline kaunis kujutelm sellest, et meil on Neri nagu põhiline lähtekoht oli selles, et automatiseerimise tingimustes meil on üha rohkem vaba aega ja tulevikus siis tööaeg kõigepealt väheneb 6 tunnile päevas ja sealt edasi veel suhteliselt kättesaadavas tulevikus 4 tunnile päevas, mis tähendas seda, et mida selle vaba aega peale hakata, see vaba aeg siis peab kuluma sellele, kuna tegemist ei ole kapitalismiga, kus inimene tarbib vabal ajal, vaid inimene peab ennast arendama ja selle arendamise kohaks on see suhtluskeskus või Centra Общения, see kommunikatsioonikeskus. Mis on selle kõige puhul tähelepanuväärne on see, et see raamat tegelikult, see projekt, nii nagu ta oli esitatud 1966, oli visuaalses mõttes väga skemaatiline ja illustratsioonid ja diagrammid olid esitatud väga lakooniliselt, seal puudus igasugune selline visionäärsus, mida me oleme harjunud seostama tulevikulinnadega, kui me mõtleme lääne projektidele 50. aastatest näiteks, sama Johanna Friedmani või Konstani Uus Babylon ja nii edasi. Et see oli midagi sellist, mida Ner ütles, et tegelikult see ei ole midagi kättesaamatut, et see tulevikulinn peab peegeldama ehitustehnoloogiaid ja võimalusi, mis olid olemas antud hetkel. Nad ütlesid, et me oleme püüdnud näidata, kuidas uus linnakeskkonna funktsionaalne struktuur on võimalik juba täna, et see ei ole midagi utoopilist. Ja siin võib mõelda 50. aastate lõpu arhitektuurile või kuulata alguse arhitektuurile, mis oli tegelikult juba ka täiesti igapäevane või peavoolu arhitektuur Nõukogude Liidus, kas või seesama pioneeride palee, mis 60. aastate alguses Moskvasse ehitati. See oli samamoodi suured klaaspinnad, modernistlikud madalad mahud ja sise-välisruumi vahelise eristuse kaotamine. Või siis ma olen toonud siin paralleeli näiteks Le Corbusier selle Chandigarhi projektiga 50. lõpust, kus samamoodi siis põhimõtteliselt seal ei ole küll sellist väljakut või agoraad keskel, aga siin on see parlamendi ruum, aga see viis, kuidas siis sellisesse jäika süsteemi on kombineeritud erinevad vabavarmsed mahud on suhteliselt sarnane ja kogu selle seltskonna vaimustus 60. aastatel oli Le Corbusier'st oli väga oluline teada. No ja siin võib öelda veel erinevusele siis sellest, kuidas küberneetikat kasutati või tagasiside printsiipi kasutati lääne radikaalsete arhitektide töödes, kus siis see paindlikkus, ruumi paindlikkus ja muudetavus kasutaja poolt andis sellele kasutajale teatud vabaduse või siis millele omistati selline utoopiline tähendus, näiteks Cedric Price'i, John Littlewoodi selle Fun Palace'i projektis, kus siis see ruumi muutmine tähendas ka teatud mõttes võimusuhete ümberpööramist ja selliste hierarhiate ümberpööramist. Et midagi sellist me Neris ei näe. Ja see põhjustas ka, see raamat tõlgiti siis 70. alguses, 60. lõpul kõigepealt itaalia keelest õnnetul kombel itaalia keelest inglise keelde, et see tõlge on hästi kehv. Ja seda luges siis muuhulgas Kenneth Frampton, kes andis sellele täiesti hävitava hinnangu, ütles, et see on kohutav jama, see on propaganda. Ja venelased on hüljanud selle revolutsioonilise traditsiooni, mis 20-ndatel oli nii oluline, eks ju, 60-ndatel Ameerikas hakati ka taasavastama aktiivselt seda 20. aastate konstruktivismi, midagi sellist sealt ei leidnud, ta otsis sealt Ginsburgi, ta otsis Miljutinit, midagi sellist seal ei ole ja need oli sügavalt pettunud. Aga samas siis ma väidan, et tegelikult seal oli oluline see tagasiside moment oli tegelikult võib-olla seal, kus seda ei osatud otsida ja
ja see, mida NER tegi nagu selles 60. aastate projektis teisiti, oli selle indiviidi ja individuaalse tagasitõmbumise roll selles üldises kollektiivses süsteemis, kus samas ei tähendanud siis eemaldumist ühiskonnast, vaid tegelikult sellesse panustamist läbi siis sellise kontemplatsiooni ja nii-öelda nende probleemide läbitöötamise üksinduses, et siis sa lähed tagasi sellesse kollektiivi ja oled valmis uuesti nagu andma seda, mida sa oled vahepeal õppinud või mõelnud. Seal on üks väga huvitav tsitaat, mis ingliskeelses raamatus on tõlgitud täiesti vastupidiselt praktiliselt. Et forma svobodного общения может быть названо уединение, siis eemale tõmbumine. Inglise keeles on saanud sellest friendship. Которое органически связано с работой, учебой в свободное время, с осмыслением и оценкой любого явления, задачи и поступки волнующего человека. See inimene, kes on mure, kes kannab endas muret ühiskonna pärast. Eks see tõlgid natuke mina arvaks, ei tea nii palju vene keelt, et seal on midagi veel olulist, mida tähelepanu. Ma just ütlesin, et ma see ongi, et et see on siis seostatud, see suhtlusvorm võib olla eemale tõmbumine ühiskonnast võib olla ka suhtlemine. Sa suhtled selle kaudu, et sa töötad läbi seda, mida sa oled siis eelnevas vestluses või tegevuses nagu kuulnud ja sa mõtestad seda ja annad sellele hinnangu nendele nähtustele ja siis ütled, et see hinnang, et see on see valnujušitš nagu inimene, kes muretseb nagu ühiskonna pärast. Okei, aga see ei ole mu peamine nüüd kokkuvõte, vaid ma tahan jõuda veel siiski sellele näitusele tagasi. Nüüd 1967. aastaks oli see projekt oma visuaalselt vormid väga radikaalselt muutunud. Et kui see on 1966 raamatus, siis 67 näitusel oli sellest NER-ühikust või elamusühikust saanud midagi muud. Ja üks põhjendus sellele on väga praktiline, et jaanuaris 67 oli Aleksei Kutnov saanud kutse Milano Triennali, 14. Milano Triennali kuraatori Giancarlo Di Carlolt, kes kutsus osalema rühmituse NER sellele triennaalile, mis toimus 68 ja nad kutsusid sinna töörühma siis uusi liikmeid, järgmise põlvkonna esindajad, kes siis pidid joonistama sellele puhtalt nõukogude konteksti mõeldud tulevikulinnale hoopis uue vormi, mis oleks siis sobilik esitamaks seal Itaalias. Aga ja see, mis me seal selles projektis näeme, on siis, et kogu see infrastruktuur, tööstus ja avalikud hooned on muutunud selliseks osaks pidevast lainetavast ühtsest maastikust, kus erinevad sellised, see on nüüd see Milano projekt, koopalaadsid ja kaarduvad vormid, abstraktsed skulpturaalsed mahud moodustasid erinevaid ruume ja funktsionaalseid tsoone. Ja planšettidel toodi samuti ära ajaloolised diagramm või ajaloolised tüpoloogiate diagrammid, mis illustreerisid arhitektide lähenemist või inspiratsioonisid linnaruumile. Ja aasta hiljem oli siis see projekt väljas. Nüüd see on see seal Arhitektuuri Teadusliku Uurimise Instituudi näitusel ja siis aasta hiljem oli see väljas Milano Triennaalil kõrvuti siis Archigrammi ja Renato Isasaki ja teiste oluliste arhitektidega tollest perioodist. Et me võime siis teatud moel väita, et NER pööras ümber selle traditsioonilise lähenemise visionäärsele projekteerimisele, kus seda kujuteldavat tulevikku esitleti eelkõige piltide kaudu, tihtipeale piiratud viidetega sotsiaalsele sisule. Et see arendati teadlikult kui uutlaadi organiseeritud linna, mis oli tuletatud marksistlikest põhimõtetest, aga sellele vaatamata esitatud läbi analüüsi, mis pidi arvesse võtma tuleviku vajadused ja soovid. Ja aasta varem olid siis Kutnov ja Ležava kriitiliselt kirjutanud siis lääne fantaasiatest, nad räägivad siin Paulo Solerist, see on siis 67 jaanuar, Paulo Soleri, Andrei Bloch ja teised, keda nad siis kritiseerivad, et nad küll esitavad julgeid esteetilisi lahendusi, siis need on disainitud pelgalt formaalsete ja konstruktiivsete ideede baasil,
ning neil puudub siis seos sotsioloogiliste uuringutega, neil puudub sotsiaalne programm. Nad nägid enda tugevust eelkõige selles väga radikaalses sotsiaalses programmis. Ja nad on lihtsalt ignoreerinud, siis need lääne näited on ignoreerinud sotsiaalteaduste leide ja need on nii-öelda ideoloogilised fantaasiad, võiks öelda. Ja selle asemel siis NER püüdis lahendada küsimust uuest vormist, just nimelt sotsiaalse struktuuri pinnal ja vastandades oma ettepaneku lääne kaasaegsete, aga ka nendele arhetüüpsetele vormidele, mida uuriti samal ajal või millest oldi teadlikud. Et see on siis, ma arvan, et see võiks olla üks variante, kuidas mõista seda, kuidas fantasiiruvad Nastajašin, kuidas siis fantaseerida õigesti. Ja mul üks kõige lemmikumaid tsitaate, siis kes oskab vene keelt, aga ma tõlgin teistele ka. See lugege seda, aga põhimõtteliselt nad ütlevad siis, et ettekujutus, et kõik uus sünnib järsku on petlik. Arhitekti mõte liigub ühe projekti juures teise juurde, kui leiab lõpuks selle unikaalse väljendusvormi, mis toob täielikult esile selle sisu uudsuse. Et ощущение внезапности рождения нового обманчивого, see on petlik, et midagi uut sünnib järsku. See on absoluutne lemmiklause. Долго пробивает себе дорогу мысль архитектора. Arhitekti siis mõte rajab endale teed kaua. Põhimõtteliselt me võime vaadata siis 10 aastat selle projekti arendamist teatud sellise küpsemisena. See on tõesti nagu aeg, mis on vajalik selleks, et ta jõuaks selle vormi äratundmiseni, mis on see õige vorm. Et see sotsiaalne programm on see, mis on nagu kõige olulisem. Okei, aga ma tean, et ma olen üle aja, aga mul on ka kooda. Kooda on see, et see Milano Biennaal, kus seda projekti näidati 1968 suvel, tegelikult praktiliselt kunagi ei avanenudki. 68 oli siis pead tõstnud juba ühiskondlikud vastuolud nii läänes kui ka Ida-Euroopas ja tudengite mässust innustatuna Itaalia kunstnikud blokeerisid selle Milano Triennaali avamise, öeldes, et see on jällegi üks establishmendi katse esitada meile visiooni tulevikust, mis on kõik puhtalt ära planeeritud ja kus üksikisiku indiviidi roll on tähtsusetu ja meile esitatakse mingeid selliseid visioone, aga tegeleda tuleb hoopis elulisemate küsimustega. Ja kuigi siis NER-i liikmed selle avamisel otseselt ei olnud, siis praktiliselt olid nad teadlikud sellest nii-öelda triennaali läbikukkumisest ja lõpuks see triennaal küll avati, aga vist ainult 10 päevaks ja paariks nädalaks, nii et õigupoolest seda projekti väga paljud ei näinudki. Ja 68. aasta sügisel siis Giancarlo De Carlo kirjutas Aleksei Kutnovile, mis mulle ka väga meeldib. It is a difficult period for the culture in general and everywhere. Many things have to be clarified before a possible renewal of ideas about politics, relationships among people, the function of the artists and intellectuals in our society. Tänan. Nii, ma tänan väga huvitava Aule ettekande eest, et kas sa oled nõus vastama nendele küsimustele tutoriumi poolt, palun. Mul on 2 väikest küsimust. Kui palju vene uurijad täna tegelevad sellises võtmes nende teemadega? NER-iga. Meil on väike NER-i uurijate sõpruskoda. No NER-i näitus oli nendest detsembris Moskva arhitektuurimuuseumis. Nii et see on nagu, seda on nagu jõudumööda taasavastatud, aga eks neid uurijaid ole umbes 4-5 maksimum. Ja kui palju, kui sa ütled, et on ikka uus marksismi tuleb 60. lõpus nende autorite töödes, et kui palju nad lääne marksismist teavad või osutavad selle protsessi? Ma arvan, et filosoofid on suhteliselt teadlikud, iseasi, kui palju nad sellest nagu võtavad üle seda uut marksismi, mida meie tänapäeval nagu käsitleme. Et seal on palju igasuguseid muid autoreid viidatakse. Aga ma mõtlen, et see on tegelikult väga lühike periood, see kui ma mõtlen see uus marksismi tulek, et see ka jõuab kriisi kusagil seal 60-ndate lõpuni, et see on 70-ndate Šedrovitski hakkab tegelema hoopis muude teemadega.
aga kas ei olnud ikkagi seotud nende Marxi varaste käsikirjade nii-öelda uuesti avastamisega, et Eestis on see hästi tugevalt täiesti detailküsimus, et see viimane kiri, mis sa näitasid, et kas see on kusagil avalikus arhiivis või see oli seal Moskva näituselt, et see aga see on Kutnovi arhiivist, et see Kutnov suri 86. aastal suhteliselt noorelt, perekond elas seda väga üle, praktiliselt ei puutunud ta materjale kuni siis paar aastat tagasi, nad hakkasid seda siis välja võtma, tema tütar elab Pariisis, on ka arhitekt ja siis ta ütles, et ta on nõus seda jagama, aga ta tahab enne teha näituse. Põhimõtteliselt ta nüüd töötab selle nimel, et seda avalikustada. Palju meie nagu Eesti inimesed siin või Eesti arhitektid teadsid sellest ka, mis ma mõtlen, 69 ilmus ajakirjas Horisont üks Malle Meelaku päris huvitav artikkel, kus on need metabolistid ja Johanna Friedman koos alguses ja siis lõpus on see Loktev ja Nerri vist oli veel olnud. Aga ühesõnaga, see on väga huvitav, ma pärast. Ja teine asi, et mis sa oled küll sellest varem kirjutanud ühes artiklis, aga vist 70 kontekstis sellest küberneetikast linnaehitused. Meil oli ju ka siia valmistelus akadeemik Hillar Raaben, kes oli ju kirjutas Sirvisa Vasaras, et küberneetika linnaehituses. No seda küberneetikat linnaehituses oli päris palju, see oli selline laialdane nagu peamiselt teoreetiline buum, aga mis oli teada nendest venelastest, oli ikka teada, Nerri teati küll, aga mul ei ole kohe peas, Künnapu on nendest palju kirjutanud ja tema asetas need alati nagu paralleelselt selle arkigrammiga ja kõik, et nagu nõukogude variant sellest, et Sirvise Vasaras on mingi artikkel ja kuskil veel on seda Nerri mainitud. Aga seda horisonti ma ei tea, mis sõnum on. See on terve linna planeerimise terve nurga, see on Marsport ja see on päris huvitav. Aga kuna see Kutnov oli ikkagi selle nõukogude arhitektide hiljem, suhteliselt nagu 60, juba 70 alguses selline arhitektide liidu nagu eliiti kuulus, siis ma arvan, et eestlased teadsid teda hästi ja hiljem ta pani kokku mingi sellise perspektiivsete probleemidega tegeleva sektori seal liidu juures, kuhu kuulus siis igast liiduvabariigist üks esindaja, Toomas Rein oli Eestis. Ta nimetas seda Kutnovi klubiks, Toomas Rein. Tegelikult see oli ametlikult siis see nii-öelda tuleviku projitseerimise klubi. See tõelise fantaseerimise mõiste on tõesti väga huvitav. Et ka nii selles kurioosumi mõttes kui ka nagu sina, ma saan aru, tahad võtta seda natuke tõsiselt, eks ju, ainult eksootilised. No selles mõttes, et sellest aru saada ma pean seda võtma tõsiselt, ma tahan nagu mõista, et kuidas ta sel hetkel võis seda, sest et see, kus ta seda ütleb, on vestlus ja see on vestluse ärakiri. Ja see ei ole midagi, kus ta nagu laiendaks seda, aga see on lihtsalt see kontekst, kuhu ma nagu ise teda tõlgendan. Et see Šedrovitski on tegelikult äärmiselt põnev versioon, temast ei ole väga palju kirjutatud, aga ta on kogu sellise nõukogude metodoloogia, kahju, et Jüri siin ei ole, Jüri kindlasti teab Šedrovitskist nii mõndagi, sest et ta on kogu sellise metodoloogia koolkonna rajaja ja hiljem läks ta üle sellistele nii-öelda management'i teooriatele või selliste varastele management'i teooriatele ja kasutas siis psühhodraamat ja mänge. Ja kogu sellised mingid mängulaagrid olid, siis tulevikku nagu neid juhte koolitati, mitmepäevased sellised seminarid ja laagrid, kus mindi kuhugi loodusesse ja siis mängiti mingeid mänge ja omandati teadmisi selle kaudu. Ja nüüd on tema poeg ja jätkab seda traditsiooni ja teeb koolitusi siis Venemaal selle sama meetodi alusel. See on täiesti šovinist, suurvene šovinist absoluutne. Et see on hästi kummaline ja samas ka hästi huvitav paralleel, et Eestis me teame ka neid olulisi sotsioloogia küberneetikud, kes on teadnud. Fantaasia sõna on muidugi pika ajalooga, et tänapäeval filosoofide ajaloolased uuesti avastavad seda või kuidagi tõlgendavad seda vanakirjast. Fantasia Aristoteles tähendab seda ühismeelt, mis on nagu toob kokku erinevad nagu üksikud meeled ja et see on nagu ja kuidagi, et kuidas see on nagu arenenud sellisest
kujutlusvõimeks kuidagi, et sellel on oma nagu pikk eelarve, mis on ka põnev. Aga just, et mulle tundub, et see kuidagi, antud juhul see kuidagi lahendab just seda, või tundub, et see on üks nagu reaktsioon sellele problemaatilisele, mida ma tahtsingi nagu tegelikult küsida, et kui palju nad ikkagi teadvustasid seda vastuolu siukse teadusliku prognoosimise või sotsioloogilise teadmise puhul on ju alati kaks aspekti. Üks on see, et sa nagu kirjeldad ja teiselt tegelikult nagu mõjutad tegelikult. Et kuidas see mõjutamine ja kirjeldamine, et nende omavaheline problemaatiline suhe, et kui palju nad üldse nagu teadlikult rääkisid sellest huvitavat? No ikka nagu natukene, ütleme seesama Janitski või siis see Krovitski, nad räägivad sellest, et see teatud selline reflektiivsus, mis seal sisaldub, aga üldiselt seda väga palju, jah, see on tõsi, et see on peamiselt sellistes spetsialisti raamatupestes, et need pidulikud 100 aasta albumid ja need ikkagi on täiesti esitavad seda kui sellist tulevikku, me näeme tulevikku sellisena ja see ongi see, mille poole püüelda. Et noh, ma ei ole väga palju seda nagu, ma olen jõudumööda püüdnud uurida paralleelselt just seda nagu, ütleme siis seda visuaalkultuuri poolt, et kui palju see tulevik nagu levib nendest populaarsetes väljaannetes. See Tehnikamaladeoši oli tegelikult tohutu levikuga ajakiri. Slaani Siila isegi väiksema levikuga ajakiri, aga noh, mulle eriti meeldib, et see, kuidas seda nii-öelda inimlikustatakse või pehmendatakse seda Loktevi joonist, kui ta satub sinna sellesse ajakirja, et siis talle pannakse väike oksakese juurde. Siin tuleb, see on puhtalt selle ajakirja kujundaja lisandus. Et ärge muretsege, et tulevik ei ole päris nii masinlik. Ma ei tea, isegi see on nagu õunapuudist. Kirsid. Ja noh, see on siin puhtalt selle kunstniku lisandus. Aga hiljem ka see, mis selles biennaalil näitab, et seal samamoodi toimub mingi tegelikult üsna mehaanilise geomeetriline nagu stiliseering mingisuguseks orgaaniliseks. Aga sisuliselt see on ikkagi seesama sümmeetriline, jäigalt sümmeetriline skeem, mis on kuidagi justkui tuunitud selle siukse mingisuguse vereringelisuse või mingit teatud. Neid tuleb jah, see on see bioonika veel nagu võidukäik, mis on ka samuti 60-ndatel, et kogu see sõravara, mida nad hakkavad kasutama, ongi see selgroog ja plasma. Aga minu küsimus on, kas see on nagu puhtalt stilistiline, seepärast, et kas need kaks joonist tegelikult sisuliselt erinevad või see on lihtsalt nagu mul on üks pikem lugu sellest, kuidas see sama suhtluskeskus transformeerub, et tegelikult, mis on väga huvitav, et siin on ta selline Le Corbusier'lik kultuurikeskus, kus keskel on agora või turuplats ilma ostleminejateks. Aga siin saab sellest selline tsirkus maksimus. Et selline hiiglaslik staadion, mille funktsiooni ei ole välja toodud ja huvitav on ka see, et kui selles 66. aasta raamatus on need erinevad tüpoloogiad siis lähivaadetega esitatud, kuigi väga skemaatiliselt, siis selle projekti puhul tegelikult ei ole mingit aimu, mingit lähivaadet sellest kuskil ei ole. Et ei ole, nad ilmselt nagu teadlikult hoidusid. Me võime sellele anda väga poliitilise tõlgenduse, et tegelikult see on ka ajahetk, kus selline nagu ülalt alla haridusele suunatud kultuurikeskus satub väga tugeva kriitikale igal pool, nagu maailmas laiemalt. Et tegelikult neid kultuurikeskusi tabab kriis sellisel kujul, nagu nad olid, neid oli ehitatud ja üks selline võimalik tõlgendus on see, et nad ei tea, mida sinna panna, sellepärast, et sinna ei olegi sel hetkel midagi panna, see ongi tühi. Selles mõttes on nagu see riismetiik nagu päris loogiline jätk sama.
sest et kerkib esile noorsugu, kes ei lähe enam sinna kultuurikeskusesse. Eks, et kui sa mõtled nagu seda 60ndate olukorda, siis et noh, on see nii-öelda lahkumine nendest ühiskondlikest struktuuridest, nendele selja keerama. Ja sul ei ole võimalik sellise ülatalla pedagoogika abil enam neid kaasata, sa pead kaasama neid, kui sa paned sinna mingi, no see staadion on võib-olla hea näide, siis sinna sa paned nagu rockbändi esinema ja siis need tulevad. Andres, ma küsiks küsimused kommentaariga alustades, et mul oli au olla ka eelmise loengu kuulaja Toomas, kes seega siin ruumis praegu. Minu põhiline tähelepanek on resonants, mis kahe loengu vahel toimub ja tekitab mingisuguse küsimuse alge ka. Siin on juttu olnud fantaseerimisest ja fantaseerimist tegelikult ma tooks selle keskustele võib-olla natuke teise teemade tagasi. Põhjus, miks me siin ruumis tegelikult üldse oleme. Et kui seda ämbliku ja mesilase ja eits-meissi metafoori kasutada ja võib-olla nende korter ja park ja asjad, mis on seonduvad suhtlemisega. Et kuidas sa kirjeldaksid kunstiajaloolase rolli kunstiakadeemias ja just nimelt erinevate osakondade, teaduskondade tasandil. Ja ühelt poolt siis, mis ta hinnanguliselt võiks olla praegu, aga eriti just, mis järgmise 5 aasta jooksul. Kuidas sa sel teemal fantaseeriksid? No ma ei oska neid ämblikke ja mesilast sinna sisse põimida vist. Ma püüan midagi vastata. Ma olen töötanud, eks ju, siin tegelikult aastast 2001 kurbusega nentimaks, et ma olen nagu erineval viisil püüdnud või olen olnud erineval viisil kaasatud tegelikult väga erinevate osakondade töös, et kui ma tulin 2001, siis ma mõistagi, mul oli mingi selline tohutu ettekujutus, et tegelikult peab tegema meeletut koostööd kõikide osakondade vahel. Ja tol hetkel kuidagi siis tulid mingid barjäärid, ma sain aru, et see on alati seotud mingite raha ja struktuuride ja selliste nagu võimalustega, kus nagu need panevad sulle alati käe ette või tekivad mingid tülid, mitte sellist väga praktilist asjade pinnalt. Ja siis on mu roll hiljem muutunud, et ma olin lühikest aega ka osakonna juhataja, et siis ma püüdsin, eks ju, ainult nagu seista kunstiteaduse osakonna eest. See on no, mingil maal loogiline, sest sa oled osakonna juhataja, sa pead seisma oma osakonna hea käekäigu eest. Aga no, meie roll on natuke keeruline, selles mõttes, et ühelt poolt me oleme ju, peame nagu oma asja ajama selleks, et oma taset rahvusvahelises suhtluses tõestada ja see nõuab teatud sellist ujedinjeenia, eks eemale lõugumist, et sa lähed ja kontempleerid. Ja teiselt poolt ma tajun väga hästi, et minu väga oluline roll on näiteks arhitektuuriteaduskonna juures, eks ju, kus ma olen nagu õpetanud aastaid ja aastaid, ja ma teen seda tohutu hea meelega, et ma ei kujutaks ette isegi võib-olla, et ma ainult oleks sellisesse kapseldunud kunstiteadusesse nagu, või tegeleksin ainult kunstiteaduste õpetamisega. Kuigi ma ei arva, et see on nagu kapseldunud, aga et ma olen nagu võib-olla juba liiga harjunud selle arhitekti õpetamisega, et ma ei oska isegi nagu näha, et ma seda ei teeks. Et ideaalis ma arvan, et see ongi selline nagu see dialektika või selline ringkäik, et sa lähed ja siis sa annad seda oma tagasisidet või saad oma tagasisidet ja siis sa lähed jälle uuesti nagu selle elu keskele, sest et noh, see on mingil moel, noh, me oleme olnud nagu natukene nagu pealt, et kus see kunstiteadus peaks olema või mida ta peaks tegema,
aga samas on sellel nagu oma tohutu voorus, et sa oled selle tootmise, reaalse tootmise keskel, et sa näed, mida inimesed või noh, milleks nagu, mis neid nagu huvitab, et ma sel aastal lõpetasin esimest korda ka seda arhitektuuriteooria ajaloo varasemat osa, mis hakkab Vitruvilisest pihta ja siis on need inimesed, kes on sündinud seal, ma ei tea, 1994 või millal nad on sündinud. Ja siis sa pead neile tegema selle Vitruviuse nagu mõistetavaks, nii et see neid nagu huvitaks, et nad hakkaks seda tõepoolest lugema ja siis kuidagi nagu püüdma ühendada seda nende kaasaegsete probleemidega, mis neid nagu oma igapäevatöös või tudengina igapäevatöös kõnetab. Kristin on siin, ma ei saa liiga palju nagu ennast kiita, aga noh, mingi selline nõks peaks olema, et see puhas akadeemiline teadmine nagu tuua ikkagi nende tootjateni. Suur tänu. Üks päev oli see, vabandust, ma kaldun täiesti kõrvale, aga oli see, mis on see jutusaade, see peegel, aga mis on see ETV-s, ETV2-s jutusaade? Plektrum. Seal oli see politoloog Pettai. Rääkis sellest, et esimene küsimus oli, et kas te seda Hegelit kunagi avate ka, Hegeli raamatut avate ka ja siis ta ütles, et muidugi avame, et need diskussioonid on tegelikult, me peame tajuma, et need diskussioonid ei ole midagi, mis on hakanud nagu pihta viimase 10-20 aastaga, vaid et neil on nagu mingi järjepidevus, et iga nagu autor lisab midagi sellesse diskussiooni ja niimoodi see nagu läbi aja kulgeb ja me peame nagu selleks, et ennast kuidagi positsioneerida, sellest aru saada, peame minema ajast tagasi, lugema ka ja ma mõtlesin, et see on täpselt see, mida ma nagu räägin ise. Et see on just see, miks me nagu seda arhitektuuriteooriat ja miks me seda ajalugu vajame, miks me neid teoreetilisi vaidlusi nagu peaksime uurima. Need viivad võib-olla isegi mitte alati nagu väga lineaarselt, aga need viivad või toovad meid nagu kaasa. Lihtsalt remargi korras, olles kuulnud kolmandat loengut, Marošküli loengut, kes ka sinule viitas, et ju idablokist räägid sina. aga teema on täpselt sama, mis tähendab seda, et ülikoolis mingisugune ühine võnkumine tekib, see diskussioon on tekkinud. Veel toetades Jüri küsimust, et on teatud teema justkui võimuvad samas nagu laine. Kas on veel küsimusi? Sel juhul suur tänu auditooriumile ja Andresele. Arhitektuuriteaduskonna nõukogu on oma seisukoha öelnud ja näeb väga hea meelega, et ka teid Teil on valimistee bürokraatlikud veidid ees, aga ma usun küll, et see on sulle praegu.